tere ning nüüd siis teeme teine osa. Glüfosaadid ja veeorganismid, pestitsiidide jäägid ja organismid. Vanillist. Teine osa, 11 kuni 25 lehekülg loodetavasti. Glüfosaadid ja veeorganismid. Vee elulistele mitmeti kahjulik, ka geneetilised arenguveid, kaasa arvatud geneetilised ja arenguhäired, kõrge suremus. Muudab veekogude mikroobide kooslusi, pärsib mesofaunat. See on siis see, mis see oli, puude. Veekogude see tugevus, see elustik, nüüd ei oska öelda päevselt. Villeneuve et al. 2011. Konnadel, kullestel arenguhäired, DNA kahjustused, kõrge suremus, valmikutel ebanormaalsed suguorganid, raundub pukkas 100% kullestest, ehk siis kõik kullesed. Kliimets et al. 1997, Lehaimovits et al. 2003, Hove et al. 2004, Releja 2005. Kaladel häired immuunsüsteemis ja geneetilised kahjustused. L. Genti et al. 1997, Chrysoolia 2002. See suguhormoonide tootmise efekt konnadel. Nende, kes ei ole avastamata see, kellel ei ole glüfosaat, ei ole neid glüfosaati baasil pestitsiidide, on meessoolised ja naissoolised ja rohkem konni. Natukene. Neid küll on avastatud, on meessoolisi, natuke üle poole, ülivähe. Naissoolisi oli seal teisel avastamata üle poole, aga rohkem kui meessoost avastatud. Nii üks sektor on ju. Siis naissoo ei alla ühe sektori. Naissoost on avastatud, on nii üle veerandi, aga mitte 3/4, vaid seal nii umbes teise veerandi poole peal. Ja siis mõlemasoolised on avastatud ka. On see, kus on glüfosaat baasil, on mõlemasoolised ka. On nii veerand, mitte veerand, vaid üks see sektor, alla veerandi on see sektor. Neid mürgisteid, glüfosaatide on tekkinud mõlemasoolised ka. Glüfosaat pestitsiid mürgisuse test HVCM et al. 2004 on allikas 4 Põhja-Ameerika konnaliigi pealt keskkond mürgisüsteem 1928 kuni 1938. Tehtud kasvajalise muutused ja glüfosaat, mingi pilt, punased täpid ja sinine ja roheline. Glüfosaat pärsib ensüümid B450, mis vastutavad organismis kehavõõraste ainete kahjutuks tegemise eest. Oi. Neil oluline roll eriorganis ja ka seedetrakti bakteris rakkude talitusele, mille hälbimise tõttu soodustatakse erinevate seedetrakti haiguste, kasvajaliste muutuste, südame- ja veresoonkonna haiguste, diabeedi, Parkinsoni tõve ja muu sellise väljakujunemist. Samsel CNF 2013.
on leitud seosed glüfosaatide kasutamise ja verevähki, munandivähki, haigestumise suurenemises, kilpnäärme kasvajate tekkes, mitte Hodgkinsi lümfisüsteemi kasve, siis sagenemises, uuringud USAs, Rootsis, Kanadas, pankrease maksavähi tekkes, silmakae tekkes ning läätsekahjustuses, Glüfosaadid on soodustanud rinnavähi rakkude kiirenenud jagunemise. Oi. Glüfosaadid tähendab põhjustava vähki. C24 Terbriis Faktsid Journal of Pesticides Reform 24.4.10.15. Seda asja ei tohiks kasutada, see glüfosaadid tuleks keelustada. Nad rikuvad keskkonda ja tekitavad vähki. Pestitsiidide mõju organismidele ja hävitavad loomi. Glüfosaat, toimeaineering kasvatatav või sumbrohutõrjevahendis Roundup ja teised kahjustab inimese vererakke ja suguhormoonide produktsiooni, tootlustes, metspalvuslaid. Genetic damage in human blood cells. Avastamata on 3 geneetilist kahjustamist tütarrakkudes, tütarkromosoomide muutustes siis. Avastatud glüfosaadi tõttu on umbes üle 4,5-ni, umbes 4,3 ja avastatud, mis see Roundup herbicide on, ma täpselt ei oska öelda, on ka täpselt sama, üle 4,5, täpselt sama kõrge kui glüfosaadi tõttu. Ja allikas Bolognesi C-etal 1997 genotoksi, geneetiline mürgis, aktiivsus, glüfosaadi ja selle selle samasuguse molekulisele formatsiooni toidukeemia 45.957-1962. Nii ammu vä? 1997 uuring. Nii ammu need keemilised asjad võetud. Võimalus kaotada hormoonide tootlikkus avastamata umbes üle 375 umbes avastamata ja avastatud on nii umbes alla 50, 25. Allikas Walsh LP 2000 Roundup steroid genesis disrupting steroid genetic acute regulatory center protein expression proteiini töötamine keskkond tervis 108 769 kuni 776 2000 aasta uuring. Mida avastamata on nii palju? Pestitsiidid rikuvad kahjurite looduslikku regulatsiooni. Putukatõrjevahendid ei reguleeri ainult taimekahjurite esinemist, vaid väikest kogust satub töötlemisel aetig maapinnal ja mõõta maapinnal liikuvaid röövtoidulisi putukaid, jooksiklasi, mis jooksevad siis. Taimekahjurite looduslik regulatsioon häirib sest erinevate vahenditega fosforogarnilised, karbamaatsed, püretroidsed ja neonikotinoidsed insektsiidid. Töödetud põldudel on drastiliselt kahanenud jooksiklaste arvuklus. Vikermann on Sunderland 1977 Thiele 1977 Van Door 2006 Gigilo etal 2011 Pisa etal 2015. Väikesed sublataarsed doosid tekitavad muutusi liikumise orienteerumisest, sest häiritakse tundeorganite töö. Tooming etal 2017.
Nad ei tunne ka, või tundmine muutub. Pestitsiidid on väga kahjulikud ained. Ei tohi taimekaitsevahendeid vist kasutada. Selliseid vähemalt. Väga kahjulikud tundub. Sitsijäägid jäävad õitesse ja liiguvad ka mullast nektarisse õietolmu. Hävitavad kahjurite looduslikke vaenlasi. Saastunud õitel toitunud röötöötulistel ja parasitoitidel ilmunud arenguhäired, väiksem viljakus, suurenenud suremus, kiršikett all 27. Läheneb taimekahjurite looduslik reguleeruvus. Taimekahjurite taimede sööjad, looduslikud vaenlased surevad ära, sest neil ei ole midagi süüa või siis mürgitu, seavad mürki. Selle mürgiga saavad kokku pestitsiidi jääkidega. Saavad kokku ja surevad selle tõttu ära. Siis toimuvad arenguhäired, tekivad mingisugused väärarengud nendel röötoitulised või siis nendel korjavad nõnda lastel või nendel viljakus kahaneb, suremus suureneb ja need, kes söövad kahjureid, nende arvukus ka väheneb. Kehvasti. Saastunud õietorme nektar häirib ja hukkab tolmendajaid. Näiteks ka meemesilased krooniliselt mõjutatud põllumajandusmaastikus. Krooniliselt väikesed jäägid toidust, sealhulgas eriti mitmesed jäägid koostoimes pärsivad mesilasi. Karise 2014, Raimets 2016. Ja sellepärast mesilased välja surevadki, tundub. Mett jääb ka vähemaks, tõuseb vastuvõtlikkus haigustele, langeb õppimise orienteerimisvõime, lihaste talitlus pärsitakse, tarusisene käitumine muutub, järglaskonda ja juurdekas kahaneb, pere eluiga langeb, suremus tõuseb, pered võivad hukkuda. Siis jäävad tarud tühjaks ja siis mesilastel pole. Ja siis me ei saa meie mett enam ja mesinikel pole tööd enam. Tartumaal leiti mesindusest 17 erinevat pestitsiidi jääke, eriti saastunud assete toit, õietulm 9% proovidest ja ammesilased 50% proovidest, Karise 2013-2014 siin näidatud, õietulm 2013 üle 75 umbes, õietulm 2014 90 on saastunud, kärjemesi 2015 nii natuke alla 30, 2014, 15 haue, mis iganes asi see on, 2013 5%, 2014 25 umbes, jammesilased 2013 puudub, 2014 umbes 50% siis saastunud. Põhimõtteliselt kõik on ajaga protsenti proovidest on need siis. Kõik on ajaga protsenti kasvanud. Välja arvatud kärjemesi, mis on langenud hoopis. Suures valdavalt putukatõrje esimene, see jäägid lubatud piirtase, Karise 2014. Alfa-grüpertamiin I, harjutamaad alla 40, juuni N3, look väiksem ei ole, look suurem 1, MRL suurem 1, look väiksem, juuli N7 puudub täiesti, juuni N4, harjutamaad üle 60, jah, ma ei jõua seda. Aga siit jätkame. Lehekülg 18 kuni 25 jääb järgmiseks korraks. Ja ehk siis see, mis mul praegu pooleli jäi, Suires valdab putukatõrje esimese jäägid tuumat piirtase. Ja nüüd siis lõpetad. Tšau. Pestitsiidi jäägid 2 ja 3 tuleb ka veel.